Nii hea. Kas te olete kunagi näinud lahjemat suppi? Aga Märten oli tark, võttis lamba ka. Meil on täna masinad on hoovis. Puhastame siin platsi, tassime kõik ühest kohast teise. Ja selle peab siin laiali peksma veel kõik kokku patsutama. Fortal Trendist sai siuksed masinad nüüd hoovi toodud endale. Esiteks on see ikka väike laadur, kopplaadur. Ja kogu see hunnik, mis meil siin oli, see läks minema teise nurka. Mõni muidugi ütleks, et see on nüüd ATH või mis iganes, et näe, üks töö on poolik, aga vend läks hoopis teist asja tegema. Aga ma ütlen ausalt, tegelikult see on lihtsalt äge. See on väga äge. Kui sa oled meesterahvas, sul on enda hoov, sul on vaja midagi ühest kohast teise vedada, ära kulutama lihaseid, rendi see masin, see on kihvt. See on sama, kui sa väiksena mängisid legodega või autodega. See on lõbus, see on lihtne, midagi sa ära väga ei lõhu tõenäoliselt. Nii et vaata ka, Fortalist meie rentisime selle, et terveks nädalavahetuseks saime. Nii et siin vaatame, mida me kõik üles kaevame siin veel. Ja teised pool hoovi teeb Henri auku, sest et lõpuks ometi saavad lapsed oma selle batuudi maha. Ja selline see siin tulebki. Väga fancy, very nice. Batuud sai valmis, ühe päeva töö, kui on masinad hoovis. Hop, hop. Sina ja su ühe päeva tööd. Oi. Oled uhke nüüd või? Mille üle? Ja mina ei teinud seda. Jah, tegelikult Henri tegi kogu töö ära. Nüüd tuleb ainult seinad ümber panna ja ongi valma. Nägin TikTokist, et kanadele maitseb maitsestamata jogurt, nii et tõe hetk. Tiibu. No? Do you like it, yes or no? Oi, minu tiputele maitseb. Oi, kes on väike jogurti nokakene. Oi. Mul peale söömist tuli nii suur uni peale, et otsustasime, et lähme Prismasse ikka homme. Ma tahan kokku panna need, ma ei mäleta, kas ma rääkisin just enne, ütlesin videos või. Tahan panna pulma need vannituppa, need mingid korvid kokku, et no mingi deodorant, lõhnaõli, tampoon, mingid sellised asjad. Aga seda siis teine kord. Aga täna kirjutas mulle keegi, et vaata kui äge lamp. See muidu maksab 159 €, aga realiseerib. Mis keskus on 29 €. Vaas, jah. Ja no vaata. Oli priivid, minus 70%, let's go crazy. Ma tahaks need kunutud korva, aga mul ei ole mingit tehtud. Üldse igast asja. No tule ruttu. Siin on see, mis sa tahtsid. Wow. Yes, I like it. Take it. See on ägedalt suur ka. Pildi peal ei saanud arugi. Ma arvasin ka, et see on väike. Ei vaata, et no korgi peale panna. Äkki peaks ühe veel ostma sellepärast, et see on ikkagi handmade Di Leonardo. Me teeme kahega. Kingime ära kellelegi. Ei tasu ahneks minna. Sest teised saavad ka, siin on käinud 4 tükki. Näita seda karpi ka siis rahvale veel. See on äge tõesti. Ja ütle ka siis, mis see tegelikult maksab, siis kõik teavad pooli. 159 €. Ma pärast saadan sulle selle screeni, siis saad panna peale. Ma mõtlesin, et meil on terrassi mööblile potti vaja. Jaa. Kuule, miks me siin enne ei ole käinud? Ma ei tea, miks me ei ole siin enne käinud. Aga tore, et nüüdki tulime. Jaa. 2,9. Ma arvan, see on iga lapse unenägu küll. Aga võtame mitu tükki, võtame selle ja võtame selle lillaga kindlasti. Vaat siin sinisega on ka veel. Oi, tüdrukutel on väga fun nendega. Oh my god, meil on neid kõiki vaja. Ei no ära ole kade, jätta teistele ka. Ei no, võtame erinevad. Ma jätangi teistele ka. Oota. Ainult 9,95. Oh my god, let's grab it. Võtame ära selle enne. Muidugi. Vaatame ainult see diskokuulid.
Jaa, ma leidsin selle, mis meil oli vaja, kui me grillisime just. Mis hoiaks liha soojana. See hoiab liha soojana. Ei, võtame kindlasti, jah. Kusjuures uskumatu hinnaga on siin ka vetsupaberid. 9,99, 32 rolli. Ja ma ütlen ausalt, see tundub siuke päris okei. 3-kihiline ja puha. No, beebid. Tere, beebid. No, tahad pai või? Ei taha. Kes tahab pai? Mine ruttu, Miilo, mine. Mine vaata, mis ta teeb seal. Mikko! Ma meeldib see, kuidas tibu karjuma hakkab kohe, kui keegi pistiitab. On ikka tegelane. Mikko, kuule, mis teed? Mila, mine aita. Mine, vaata, mis Mikko teeb. Nüüd on vaja pesta ennast. Täna on laupäev, 7. juuni, ilm on ilus. Jumal tänatud selle eest. Ma teen terrassi, seda suuremat terrassi. Me oleme nii kaugele jõudnud. No sinna tuleb veel üks nurk, eks ole, ja sinna tuleb jätkuvalt kümblustünn. Malju küsis, et mis ma ei viitsinud kruvitada, et miks ma teibid panin. Aga ma panin teibid selle pärast, et siis see kruvirida jääb ilusti sirgelt jooksma. Muidu nad panevad vasakule varemale sinka-vonka, aga niimoodi on vähe ilusam. Selle pärast ma nii teen. Ma ei tea, kuidas päris ehitajad teevad, aga mina teen nii. Aga kõik terrassi kruvid said otsa, nii et ma lähen ostan juurde neid. Otsa on jälle üks asi, ei oska arvestada, kui palju kulub, kui palju pakke ära kulub siia. Igastahes, ma arvan, 2 pakki on pean juurde veel ostma, et see kõik ära teha. Ja siis ma lähen ostan neid juurde. Mot. Oi, see ilm on vägev. Super. Mine ka õue, kui sa toas peaksid olema. Nii. Mis asi meil näitad siis? No musi, on hea istuda. Tulin õue, vaatasin, leidsin Malju terrassi peal istumast. Ma tulin jah imetlema oma valdusi. Vanad jooksevad. Kassid jooksevad. Lõkke põleb. Lõkke põleb. Mõnus on olla ja muredid. Siin on meie uus väike pereliige. Näita neile, kui sõbralik sa oled. Ma ei tea, Malju ütles, et niimoodi tehakse. Niimoodi tänglitakse niimoodi. Võib-olla selle. Tere, tibud! Oi! Tere, tibud! Kes see tuli? Kes see tuli? Tere, pallikesed. Kas sa nägid, kuidas nad jooksid mu juurde? Jaa, nii ägedad. Nad kihutavad nagu mingi multifilmis. Need on nagu see... Jah, miik. Kui keegi küsib, miks ma näiteks rabelen nii palju praegu järjest ehitan ja ma olen surmväsinud, siis teate, mis sellepärast, et parem on pingutada see natuke aega, et ülejäänud aeg saakski seda kõike nautida, eks ole, sellest, et see on nii tüll minu jaoks. Mis saab paremale, vaadake mul lõkke isegi tossab taga, mu ilus naine on siin, meil on linnud, meil on loomad, päike paistab. Ilma soe jookseb ümber poe. Täpselt. See on mega. Nii, ma teen täna hommikul omletti ja need on kõik meie enda kanamunad. Ma peangi kõik ära tegema, sest need on nii pisikesed. Ma kasutan alati seda Saaremaa võid soolakristallidega. Selleks, et kärssam ei läheks või muidugi siis seda avokaadoõli ka. Noh, ja see on see, mis Malju siis sööb hommikusöögiks. Ma tahaks uut pesuresti saada. Uut pesuresti või? Jaa, nagu ühel influkel on.
Home in Estonial, ta on ilus musta värvi. Ja tal on väga ilus pesukorv ka, teab, ma tellingi kohe ära, ma panen neid kuivama. Ma panin su toidu ka laua peale. Aitäh. Oleme siis nagu need kuulsad vlogerid. Täna on 8. juuni. Kuhu me sõidame? Me lähme Mallut üllatama, et tal on tüdrukut õhtu täna. Mis sa arvad, kas ta on väga üllatunud? Ei, sest Mart rääks välja. Aga me ei ole Mardi peale kurja. Ta ei tea, mis on tüdrukut õhtu, et see peab üllatus olema. Aga ma arvan, et ta on üllatunud sellest päevast, et ta saab olla kodus, nagu ta soovis, et me kõik täidame ta soove. Ja see, et see päevane kava, sest et me läheme ju sinna, ütleme, paki asjad, umbes võtavad riided ja ühesõnaga teeme tal veitsi vingerpussi. Ja ma loodan, et ta on hästi rahul, et me tegime nagu kõiki tema asju või soove arvesse võttes, et me oleme ikkagi head sõbrannad, me kuulame. Jah, ei viida ta linna peale kondoome müüma. Samas lisaraha enne pulmi. Me ei ole veel seda kinnitanud, aga vaatame, kuidas meil siin ikkagi rahaliselt välja tuleb, et võib-olla on vaja midagi müüa. On kondoomeid, Mallu ise, midagi me müügi igatahes paneme. Ühesõnaga, me oleme hetkel siis limus. Jah, luks limu. Saab kõik. Meil on täna perepidu, sest et limu juht on siis meie DJ isast, Ennu issi, Sven Seider ja Sten Seider, parim duo peo jaoks. Üks siis viib uhkelt kohale ja teine mängib head mussi, nii et ma ei tea, ma arvan, et see pidu ei saa mööda minna. Kindlasti mitte. Nii et väga põnev. Tüürukut õhtu, let's go! Käib muska seal, aga see kaugema. Ma mõtleks, et sul on siuke vana inimene. Kes see niimoodi meie tänaval? Sa kuulsid seda? Ma kuulsin mingi muusika Londonisse. Jaa, Beyoncé ootab meid. Võta ühesõnaga pass. Mine, ma ei tule kuskile. ID-kaart, ühesõnaga dokument. Ei, ma ei tule. Võta dokument, vahetusriided, telefonilaad ja ujumisriided ja ühesõnaga mingid mugavad asjad ja siis valge kleit ka. Pane selga valge kleit. Jah. Ja ops, meil ei ole Kiirelt, lennuk läheb varsti. Nii, mis teed? Iritsitun. Olgu. Kas sa oled väga põnevil? Ma olen nii põnevil. Mõni on meile palju siin pesu võimu peale. No võt. Kus me lähme siis, mis me teeme? Ma ei tea ju. Ma panin selle selliga. Mingid mugavad riided. Ma ei tea, kas sa trussid. Ma vaatasin. Passi võttis või ID-kaardi või? ID-kaart, jah, selleks saab hakkama. Kõik on teinud. Nüüd tead, et Inglismaale ei lähe, sest Inglismaale saab ainult passiga, aga ID-kaardiga saame lähemale ka. Kuuled või? Ise te tahtsid abielluda, nüüd siis saad oma abielu. Saad oma abielu ja kõik sellega kaasnema. Piinus läbi, elu on ilus. Okei. Nii, ootega, mul on jalanud seal, ma tahan. Võta nüüd plättud ka kaasa. Oota, ujumisriideid sa ei võtnud või? Mul ei ole ujumisriide. Küll. Mis mõttes ei ole, endal on terve change. Kas te taha võtta? Kas te olete see õnnelikum naine, et on tantsuvendist või? Tere. Ma olen nii palju kuulnud teid. Pildid on iga pool. Ja ma mõtlesin, ma tulen vaatama. Hinge ära. Noh, liigume nüüd. Ma jään kurva näoga ootama siin. Ehmus sinu peale. No nii. Mu sõna ringi. Kas sa oled maailma boss? Meil on muidu mulli ka, aga sa vist ei taha juua. Ei tahta. Vaata see lonksu. Väikse lonks teha. Content jaoks vaata. Ma teen lahti. Kuidas sa? Mina lõhnan täna väga hästi. Aga ma tein kõik kuivaks, sorry. Cheers! Head abielu 100 kraadi, ma ootan Märakores praami. See on vihje, iga laul on vihje sulle. Ebapopulaarne oli ka see, et... See on nii ebapopulaarne tegelikult. Loodan, et sellised Mallu võeti kaasa, viidi tüdrukut õhtule. Mida Mallu ei tea on see, et tegelikult ta tuleb siia koju tagasi. Tema õudusunenägu on see, et ta just täna hommikul ütles, et kui ta peab kuskile ära minema, et talle nii meeldiks, kui ta saaks tegelikult olla kodus. Kodu on see, kus ta tahab olla, siis see meeldib tal kõige rohkem. Nali tema kulul. Siia koju ehitatakse talle tüdrukut õhtu tarvis.
vägev setup, nii et äge. Toolid aga tulen. Jaa. Kõik on nii ägedalt ära kaunistatud siin. Tehti tüdrukutele, tehakse see fotonurk ka veel, mis on eriti äge idee minu meelest. Eriti väga hea koha valisime ikka, et kui ukse sisse tuleb, siis kohe näed siuke hea vau-efekt. Väga kihvt. Esimene küsimus. Mis on sul lemmiksari, mida sulle meeldib binge-watchida? Ja sa võid öelda siis nagu, mis on Märteni lemmik ja mis on sinu lemmik? No praegu me vaatasime Moblandi ja see oli amazing, aga enne seda meile meeldis ka Paradise ja Tulsa King. Need on mu 3 pakkumist. Et ta tegelikult ütles ka, et hetkel Mobland, aga Office is the shit. Office on mu lemmiksari küll, aga sa küsisid, mida me praegu vaatame. Ei, mis sul lemmiksari? Oi, siis on küll Office. Siis ta ütles veel, et sul on nagu Grey Anatoomia ka. Tõesti on. Issad jumal. Vaene direkt. Paremini kui ma ise. Ma võtsin jah rohkem recent asjade peale. Nüüd, see on sinu kohta, et mis on see üks asi maailmas, milleta sa ei suudaks elada? Voodi. Mina võtsin ka voodi. Märten vastas telefon ja TikTok. No jah, tegelikult küll, mida ma seal voodis teeksin, on ju. Tõesti, ma võiksin maas ka TikTokida tegelikult. Kuidas saab olla, et Märten vastab rohkem õigesti vastustele küsimused minu kohta? Siis me küsisime, et kas Märten teab su jalanumbrit ja ta teab nagu veidrant täpselt. 37,5. Ta ütles 37-38, oleneb jalanõust. No jah. Kingad 37 istuvad paremini, sest et jalg on kitsas. Märten vaatab. See on tõesti täpselt õige vastu. Kas sina tead, mis on Märten jalanõud? 44. Kuva 5. No jah, midagi. Kingad istuvad paremini 44. Istuvad 44. Siis, kes on su celebrity crush? Minul. Täna just Märtiniga arutasime, et see mees, kes seal Moblandis on, see Tom Hardy või Tom Hardy, no see tundub nagu ullala. Samas Märten on ise ka päris celebrity. Mõtlen, mul ei olegi vist rohkem, mul ei olegi tegelikult siukest crushi. Ta vastas ka, et pole ja tal endal. Pole. Pole kunagi. Pole. Nii, milline sinu peotrikk avaldab alati su sõpradele muljet? Minu? Jah. Ilmselt see ma puusaliigesest välja võtan. Või siis sul lahti jalaluu murdne. See on hea partytrikk. Märten vastas, et tantsimine. See ei ole mingi eriline trikk ju. On küll, sest et siis kui meil tähtakas oli, siis turvamehed arvasid, et sa lähed Rikiga, et te kaklete. Nii et see on partitrikk, et turvamehed olid pinges. Kas sul kogenud või tantsid oma vihase vennaga? Tulid nagu lahti peksma. Lahti peksma. Lahti peksma. Mida sa ikka teed, sa hakka koju viima? Peksad lahti, ta on rahulik, kõik tüli läbi. Ja nii on, sellepärast keegi tahagi turvamehed sulle. Nii, siis me küsisime Märtenilt, et mis on kõige piinlikum hetk tema elus, mida ta mäletab? Temal või? Jah, ja siis kas sa... Ma arvan see, mis ta kilekotti situst on paar kord rääkinud selle. Oli või? Tema vastas, ei oska kirjelda. Pole midagi piinlikku eriti juhtunud. Aga Mallu, mis sinu piinlikum hetk on? Kas ka midagi situmisega seoses? Ei, mina ära kuskil. See oleks viimane koht, kui mina situks. Ainult tualetti. Vesiklosetti. Vesiklosetti, jah. Mis oli Mallu esimene töökoht? Ma arvan, et ma malevas maasikaid korjasin sellest saia taha. Ja siis ma olin ettekandja kuskil. Ta kirjutas, et kas ta polnud mitte teenindaja. Enne seda oli kah mingi amet, aga ei mäleta. No. Kas see meie suuremane karjäär ujulas oli ennem teeninduskarjääri? Oh my god,
me suudame kõige mõlemat töötas. My Fitness Queensid ikkagi. Ei, ma olin ikkagi enne teinud. Kas sa tegid ka seda, et sa kunagi ei mõõtnud neid päris numbreid? Mõõtsin muidugi alati, see ainuke asi, mis teha oli. Ma tean, aga ma ei viitsi. Ma panin alati need, mis eelmine päev oli. Siin tuleb nüüd piip panna peale. Mallu, kuhu lähme? Ma ei tea, kuhu me lähme. Ma pean Dagmaril ülekandedega, muidu ta arvab, et ma skämmer. Tüdrukute õhtu meigi eest või? Meil on siuke tüdrukute õhtu, et pruut maksab kõige eest ise. Hästi haige mõnel. Metsamees ja metsamees. Kristina on nagu ehtne see influencer, 2 telefoni huugab. Ma teen makseid. Ma räägin, et ma praegu ruttu kannan endale ka vaata tüdrukute õhtu. Kanna mulle ka veits. Ja kõik saavad. Väga hea. Sõpruse tasu. Samas mäletad, kui me jagasime teineteisele oma enne operatsiooni jagasime oma PIN-koode ja kasutajatunnuseid, nii et... Arvasid, et on minek. No mõtlesime, kui on, vaata. Kui ühel meist on, siis vähemalt teine saab ligi. Jama oleks, kui oleks mõlemal olnud minek. No jaa, aga siis oleks kõik. Kätli, mäletad, kui meie siin elasime? Jaa. Sama, peaaegu elasime majades. Nisu tänaval. Ja mina elasin Roosa. Keeruta ka ja nüüd tee niimoodi, nagu seksilinnas, jookse sinna poole ja vaata selja taha. Jookse sinna poole ja nüüd vaata, jaa, ilus. Väga hea ja tule kõnni minu poole. Väga ilus. Vahepeal on Kristina vahetanud ametit. Suurest aasta häälest on saanud fotograaf. Jooksamad on mu lemmikud, vaata. Äeta, kus see oli see nüüd? Sealt. Siin ju? No vaata. Kerli. See mulle meeldib ja vaat see on mega cute. See oli siis kui... Kristina, thank you. Ei, see on mu lemmik. Mine ma korjama kivisi. Nii palju, kui sul on ekse. Aga ma ei teagi, kuidas sa tunned nüüd, et kas me vaata natuke oleme nagu plindris, et ühed eksid sa oled nagu juba ära saatud, on ju? Tüdrukute õhtu raames. Järgmised eksid ära. Ma võtan siis peale seda. Jah, peale seda. Sama mul enne seda oli käinud. Saada see sama ka ära, kellega sa enne kodapellugi. Tema võiks ka ära saata, jah? Tema võiks ka ära saata. Et ühesõnaga peale siis see viimane õpikaasa ja siis kõik peekad peale teda, et saadame ära. Ühesõnaga mul 3 kivi ka. Türgi mees ka ikka. Ma näete 3 kivi. Jätke rahule. See on nii argi oma ka. Love you, don't hate me. Aga see oli tugev suhe, et ma nägin seda. Ma usun sinusse. Oh my god, see kleitab heid actor. Kuidas su päev on täna olnud, Mallu? Mallu, kuidas su päev on olnud? Väga hea. Perfect. Mul on homme podcasti salvestus. Kas on? On küll tegelikult, nii et võta rahulikult. Kristina toob kaasa, aga see siis pole... Podcasti saab seal ka salvestada. Kristinale saaks kunagi tööd tegemata jätta. Tanel tuleb ka sinna ja te salvestate hoopis seal. Seal Venezuelas. Jah. Reality salvestada. Mis sa arvad, mis sind veel ees ootab täna? Kalapüük või? Ahah, olgu. Palju vaata siia. Ülihead herned soovitud. Ai, ma ostsin kõik ära, sorry. Never mind. Meil juhtus nii, et me sattusime Nõmme turule. Mu lemmikkoht. Issand, jess. Mis sa sööd? Herneid. Ahaa, väga maitsev. Nii, mis ma võtaks murelit ka palju. Jaak, muidugi karbi. Ja lapikud, virsikud, mu lemmikud. Ja pirukaid saab ka või? Ei, no me lähme purskkaevu juurde ja nüüd sul on midagi siin teha. Oota, Mallu. Ei astu. Nõmme turu queen. Aga nüüd sa pead liikuma sinna purskkaevu servale. Ja ennast ära uputama. Ei, oota, tule siia poole, tead, seal on liiga kõrge sulle. Tule seisa siia. Ja nüüd on, seisa sinna servale.
natukene niimoodi. Ei ta kuku. Nii. Kaisa annab sulle midagi. Mille sa pead ette lugema? Kas ta kirjutab pärast? Pärast. Jaa. Aga ütle sinna ette sõnad. Ma loen ette, mis sa pead kordama minu järgi. Jah. Luban, et ma ei hakka iial väitma, et ma pesen nõusid, sest see on Märteni ülesanne. I would never do that. Luban, et meie maja ei ole kunagi tühi ja igav, sest meie kodus on alati vähemalt üks bossidraama, 3-5 last, 15 kassi. Meil on tegelikult ainult 9 kassi. Ning Märten, kui ta just parasjagu uues terrassi ehita. Luban, et meie voodis on alati puhtad linad, kus on ka natuke kukesikka. Kindlasti kassikarvu ja üks poolik lambaribi. Kus te teadsite, et see lambaribi oli? Meil on siseinfot. Luban, et Märtene saab alati nädalavahetustel lõõgastuda, muidugi eeldusel, et kõik toimetused ja ehitamised on enne tehtud. Esiteks Märten ütles, et võtame need 2 viimast kassi, mitte mina. Me ei taha said kommentit, me tahame lubadusi. Luban, et olen alati hea ja kuulekas naine Märtenile, kui kuulekas tähendab seda, et ma kuulan ainult oma südame häält ja teen asju nii, nagu mina tahan. Luban, et annan Märtile kõik ta vead andeks, aga ainult juhul, kui ta neid kunagi ei tee. Preach it, sister! Luban, et Märten on minu jaoks alati esikohal, muidugi pärast minu kõige kallimaid sõbrannasid, keda ma iial ei hülga. Parem oleks. Luban, et täidan antud lubadusi igavesest ajast igavesini või kuni järgmise abieluni. Aamen. Või tähendab allkiri. Aamen. Ma räägin, on Jesus. Jesus. Super. Oota, ma hoian. Meile tuleb tagasi. See on alati. Nõmme turul. Pika. Nüüd me sõidame Nõmme turult lennujaama. Oota, ma ainult naerata Kerli teeb piltisest. Lennujaama, jah? Lennujaama, nüüd lennujaama. ID-kaardid välja, sõbrad. Oodake. Tunne on hea ja tuju on mega. Täna tuleb pidus iga pinge ja kõva. Mõnus on olla ja mured ei piina. Meil on 5 kasti õlut ja palju viina. Aitäh sulle, Sven! Aitäh! Sobib. Ja 3. süürup kõte sinna. Kolmas on ka viimane. Jah, siis aitab. Nii, aga lähme Koera mulle tuppa viirad. Oi. Palun vii oma koera. Kätlin. See on Sollo tegelikult, sest kogu aeg seda koera mulle tagasi tulevad. Kas sa nägid, et siin on Gerda ka liitunud meiega? Väga tore. Palun ongi näpud endale. See ei tööta see asi. No nii, Teeme kiirelt ära. See ei ole sinu asi. Tal oli ikkagi mõni koht, kuhu minna. ta sõitis meile vastu ka, selle video. Ta leiab endale paariks tunniks tegevust. No ühes kohas. Kuniks me lennuki peale läheme, siis ta leiab omale tegevust. Võta. Ja lähme nüüd vaatame õue ka veel. Kas te ehitasite mulle kana? You wish. Wow. Issam, ma olen nii õnnelik. Issand, see on nii palju parem kui London. Oi, Laavis, mu põlv on nii valus. Kuuleme sind, et mis sa tahad. Sa tahtsid kodus olla, nii et oleme kodus. Ja me saame batuudi võtta. Su põlv on valus ju. No, aga teie saate. Kas sa oled väga õnnelik, et me oleme siin? Nii õnnelik. Ja mis sul siin veel on? Austrid. Kus sa need said?
taksost. Austeeriumist loomulikult. Ja ta ütles, et ta pani meile kõige uuemad juhkemad Austriad seal keskele. No vot, see on nagu Austria mägi. Ma filmiks edasi, aga mul on ka Austriaid vaja. Oleks keegi teist mul pulme kutsutud, siis te saaksite nautida seda. Kahju, et me pole. Te ei ole, sinna infot ei ole iseenesest. Sinna on mul nagu lähimad sõbrad kutsutud, vaata. Aga mul on hea meel, et teie siin olete. I love it. See on mu elu parim päev. Ma ei tee nalja, et just täna hommikul ma ütlesin Märtenile, et täiesti perses, et ma rääkisin kõigile kogu aeg, et ma tahan restorani minna. Miks ma fucking ei öelnud, et ma tahaks kodus olla? Malju, sa oled seda öelnud, et sa tahad kodus olla ja meil oli see meeles ja see oli enne. Olen öelnud või? Jaa. Sest ma mäleksin ainult seda restorani juttu. Ei, sa tahad kodus olla ja me saime aru. Ma ei mäletanud seda. Ma mäleksin ainult seda restorani juttu, siis ma mõtlesin, et okei. Sa ütlesid väga korduvalt, et sa tahad kodus olla, me võtsime selle arvesse. Ma oletasin ainult restorani. Kas sa oled õnnelik? Kas sa oled laagri kõige õnnelikum naine? Ma olen laagri kõige õnnelikum. Oota, ma mõtlen, et restorani. Oota, ära mine nii kiiresti. Ma olen laual olla kõige õnnelikum naine. Ära tuksi mind. Tule siia, Kätlin. Tule. Ja nüüd seegi niimoodi. Ja see on Malju seksi nägu. Ta ikkagi jäi koju. Nii. Siis sul on vaja 2 klaasi, mis on jääd täiesti ärne täis. Nüüd võtad siit korgi maha. Valad shakeri sisu. Ma olin praegu mingi, see ei tundu üldse nagu mojito, kes mul tuli meelde, me ei tee mojitot. Me teeme Tom Collinsit. Oota, kui ütled, et ma ei näegi seda. Ma just mõtlesin, et mul nagu kurk kuivab. Oot, täpselt. Aga nüüd on nii, et meil kõigil teistel ka. Joogiga enne, kui sa serveerid seda, segad selle läbi ja ülevalt alla. Kui sa niimoodi segad, sa keerad alkoholi ainult ringi. Ülevalt alla, siis seguneb. Nii. Okei. Jah. Okei. It's happening. Ja siis, kuna meil on passioni, siis me peame päris passionit panema. Seers. Ja nüüd me kõik teised tahame ka seda kokteili ja Malju teeb meile need. Ma lasen ringile, see on amazing. Ei, oot, sa hakkad meile kõigile seda tegema. Sa hakkad seda meile kõigile tegema. See on nii hea. Ja hakka nüüd tegema, me tahame ka. Ma teen ühe veel. Ei, sa teed kõigile, Malju. Kas Malju pigem läheks ajas tagasi, et muuta üks otsus või näeks tulevikku, et teada, mis ees ootab? Ma juba tean. Valmis, jah? See. Näeks tulevikku. Muidugi läheks tulevikku. Malju, sul tuli veel inimesi. Vaata. Tuli! See kõige siira vastuvõtt, mida ma olen näinud. Solvav. Tüli algas. Vaatame, kuhu see jõuab. Seda ei tea keegi. Mis sebid DJ-d? Niisama. DJ tuli perset täitsa. Suurepärane. Malju, kas sa nägid, et meile jõudis DJ? Ma nägin, et meile jõudis DJ. Ja see on Eesti parim. Ja see on Eesti parim DJ. See on Eesti parim DJ. Ma ei saa täitsa seda praegu kõhtu mida esimene. Kus sa sõid? Saladus, ma ei söö tegelikult. No selline see episood oli. Selline oli Malju pidu, tüdrukut õhtu. Ta ise alles magab, ta tuli alles kell 3 öösel magama. Põhiline on see, et tal on meil täna podcasti salvestus. Ja siis me lähme Peebuga saame kokku, kes meid paari paneb. Ma lähengi prindin välja mingi paberi tema jaoks, mis ma pean ära täitma nii-öelda abielu avalduse. That's all, folks. Oli vist niimoodi vanasti mingis multikas.